Tere päevast! Ehmatasin teid ära, vabandust. Nii, ma hakkan jälle seda sama juttu rääkima, mida ma iga aasta 1. oktoobril räägin. Head kohvipäeva, head muusikapäeva, head eakate päeva ja head kohalike omavalitsuste päeva. Ja tõepoolest, mis kohalik omavalitsus see on? Kes oma ametnikele kohvi ei anna, kes oma heakate ja laste eest ei hoolitse ja kes kultuuri eest hoolt ei kanna. Nii et palju õnne meile kõigile. Ja tänase tähtsa päeva puhul kutsun lavale Laikrete perebänd. Hommikul, kui me olime Tartus koolis esinemas, siis küsisin laste käest, et kas me teeme esimese loo hästi kiiresti või hästi aeglaselt. Mis te arvate, mis lapsed vastasid? Kiiresti ja terve saal kõrjus kiiresti. Nii et siin kandis on aktiivsed inimesed. Tõesti, ega ei ole hea mängida, kui käed on külmad. Nii et teeme soojaks. Valmis. Kiirel tempol on üks viga, jäsemad krampi, mõõsid täiesti. Aga kes teist on siin, ma näen, et ikka siin on mehi ka. Kas vanaisasid on? On mõni teist vanaisa ka? No ikka on. Kas kes teist on näinud, mõeldes mineviku peal, kes teist on näinud oma mõlemat vanaisa? Igaühel neid kaks on. Keegi pole näinud kummagi vanaisa. Sina oled näinud. Kes on näinud ühte vanaisa? No enamus on näinud, aga kes on see õnnetu nagu mina, kes pole kumbagi näinud? Sest ajad olid rasked ja keerulised. Nende mälestuseks teeme siis ühe loo ja ma arvan, et teile see tekst on tuttav. Kuidas üks õige vanaisa õpetab lapselapsele päris elu ja päris tööd? Ma tavaline linnapoiss, kelle kahvatu on pale, vaid istun toolil kodus koolis, elu viis mul vale. Suvelen eks sõidan maale, seal on teine jutt. Pole liigset istumist, sest tööga niigi rutt. Minu vana isa näitab, kuidas heina teha, ja maksupuu pallid kaovad linna mured hallid. Õhtu järel sõnum tõuseb taeva virmutunu, on elu ülihea, muutub see makska pea. Kui maitselt tundub vahel nagu kuivad kaalikad. Kastis mõni jõul lägi puhtad ning kui shows.
unustab linnu laul, mõni kahmab kokku vaske, mina paitan parem kaske. Algab pole vaja parem korralikult vana, ei kõlju suitsu hais, kui kas see pärkulas käib. Minu vana isa mulle julgust juurde lisab, oma tehtud toitu sööb ega karda mingit tööd. Kui vahel vaja aitab, teab, et kiidusõna aitab, või kannab edasi, ütleb see käib sedasi. Minu vana isa mulle julgust juurde lisab, oma tehtud toitu sööb ega karda mingit tööd. Kui vahel vaja aitab, teab, et kiidusõna aitab, või kannab edasi, ütleb mulle see. Annased, kes te olite ja tundsite selles laulus, oodan ennast ära. Nii palju on sellised hetki, kui sa ei oska midagi öelda. Üheks selleks on kindlasti, kui mõeldakse oma ema peale, oma isa peale, et kuidas ma tasun selle memme vaeva, mis ma talle ütlen, kuidas ma saaksin tal anda seda või tänada teda nii, et ta tunneks seda vääriliselt. Ja ega ei oskagi. Ja mina ühel päeval sain enda jaoks vastuse, et kuidas ma saan tänada enda ema ja isa. Ma tänan neid nii, et ma annan selle, mis nemad mulle andsid edasi oma lastele. Nüüd minu kord on soovida.
selleks, et kellelegi midagi ilusat öelda. Ei peagi olema mingisugune eelne päev, see võib olla kas või täiesti tavaline päev. Aga sa võid inimesele öelda midagi head ja ilusat ja see väike sõna, isegi sõltumata sellest, kui inimene teeb kas või kingitusi, aga üks väike sõna on üks kingitus, mis võib teha inimesele nii palju head, see võib muuta ta päeva täiesti teistsuguseks. Eile ma olin sööklas oma koolis, kus ma õpetan, ja siis vaatasin, et üks õpiline nutab seal, siis mõtlesin, et kuidas ma lähen lohutama teda. Ta seal juba olid sõbrannad ümber, siis tundsin, et taskus on üks nätsupakk. Siis ma ütlesin, ma tõin sulle nutuabi nätsu. Naeratas ka. Väike asi, väike aitas. Ja mul on tunne, et vahel on isegi nii, et isegi see inimene, kes teeb head, saab rohkem kui see, kes saab selle hea kätte. Et see on oluline isegi andjale ja tegijale. Oma kasu on ikka mängus. Midagi head. Kui sa näed midagi head, mida sa saad teha, siis ära jäta seda tegemata. Ja nüüd kutsume see Noora, mis sa oled? Noora on meil selline kõige tagasihoidlikum ja mis ma oskan kosta. Ma täna hommikul rääkisin Noora kohta sellise info, et näiteks kui meie poolpere enamusperest on meil sellised hilinad, kellel on kohalejõudmisega probleeme, siis Noora on selline, kes näiteks läheb kooli tund aega varem. Ja kui ta jäi ühel päeval selle tund aega varem bussist maha, siis ta hakkas nutma. Nii et ta on selline väga kohusetundlik ja varajane ja väga tagasihoidlik. Ja talle väga meeldib teha mida? No, tee seda, mida sul meeldib väga teha. Kes arvab ära, mis tal meeldib teha? Kõige rohkem, mida teeb? Laulab.
naeratada oskab kõige paremini meil peres vist ja me isegi naerame seda, et kui noorem nutab, siis me ka ei saa aru, kas ta nutab, ei, naerab, ei, nutab, ei. Tal on väga sujuv minelik ühest nii. Et ta nutab ka naeratades. Ühesõnaga, noore laulab teile naeratusest laulu. Ja mis on parim ja lihtsam kingitus enda kaaslasele, sõbrale, pereliikmele. Lihtsalt naeratus. Mina olen üles kasvanud 6-lapselises peres. 4 neist on siin laval, nagu näete. Ja 2 ülejäänud kõige väiksemat, 5 ja 3-aastane. 6 ja 4-aastane, vabandust, mul on juba sassis ka endal vanused. On kodus koos lapsehoidjaga. Ja ilma õdedete vendadeta oleks mul väga palju igavam elu. Ja nad toovad iga päev ellu väga palju rõõmu. Nendega on alati väga tore aega võtta. Ja võib-olla järgmise laulu mõte ongi see, et suudaks ja oskaks hinnata oma igapäeva sõpru ja lähedasi ja keda iganes. Käes
meeles, mis meeles, vaata, siin on lapsed ka. Kas te tahate muusikat õppida? No natuke ikka. Siis on vaja teha selliseid asju, et kuulata palju muusikat, laulda, aga samas on ka tähtis selline asi nagu rütm. Et teeme ühe rütmikatse, mitte ainult neile siin, väiksemad on, teeme teile kõigile. Tõnu ma korraks muusikateooria õpetaja. Ma olen sellises koolis nagu MUBA, Tallinna muusikaballeti koolul on muusikateooria, mis siis solfi õpetaja. Nii et te olete heades kätes, ma luban teile. Et Jordan küsib küsimuse, mängib ühe rütmi, et te proovige järgi plaksutada ja ma luban, et ta ei küsi liiga raskelt. Aga kui te olete väga andekad, siis keerab järjest hiiti juurde, nii et proovime läheks 3-4, ma aitame ka alguses. Ja proovime plaksutada. Sama rütmi, Jordan. Ja nüüd teie. Küsimus. Ja vastus. Läheme natuke raskemaks. Ärge teie aidake. Ja väga tubli. Üks tõeline päevikel. Oi, ma ei oska raskemaks. Lihtsamalt. Suur tänu. Kõik olete ja järgmine lugu on vanaemadele ja vanaisadele ja meie pere lastel meeldivad nad ka väga ja nad elavad Võrtsjärve ääres. Mina kasvasin seal üles ja no ma ei tea, miks on vanemad ja vanaisad nii toredad ja miks neid nii väga armastatakse? Miks? Oskate seletada? Ja mina jälle mõtlen ja pakun siin vastuseid välja, ise räägin nendega, et kas see on nii, et sellepärast, et vanemad ja vanaisad püüavad teha seda, mitte püüavad, või teevad tasa seda, mida nad emana, isana jätsid tegemata? Ma nägin, et üks naine lõi pilgu alla, ta tundis ära, et selles on mingi väike terake tõtt. Mina näiteks, mul on natuke kahju, lähme maale, vanaisa juurde, siis kui Piret lapsena, siis teda pandi suve alguses põllule tööle ja sügisel võeti ära. No, see on liialdus, aga igal juhul hull töötamp käis. Ja nüüd nemad lähevad maale. Ja ma ütlen, et vanaisad, et kui me paneme tööle, linnalapsed ei oska midagi, ei viitsi, siis vanaisad, ei las puhkavad, las lapsed, mis kanalit soovite. Ma toon teile seda, teist teen pannkooki ja mitte mingit töökasutust ei ole. Nii et leidke teie see kuldne keste oma lapselastele, et ikka tööd on vaja ära teha. Ja üks tore lugu ka, kui Noora oli umbes 4, istub vanaisa supsis ja kõlgutab seal jalgu ja ütleb, vanaisa, vaata, mul on sokis auk. Vanaisa ütleb, et ära sa vanaemale neid auke näita, see nõelub kõik kinni. Vanaisa, palun lubage mulle, et ei lähe mitte kunagi minu juurest ära, et te vaadate minu sirgumist. Minul on väikesed käed, maailma teised teine, mu süda on alles veel noor, kuid ta tuksub teiega koos. Sinul on väsinud käed, maailma suuremalt näed, kuid hing on sul alles veel noor ja ta hõiskab ju meiega koos. Sa võimeke luba, et jääd mu juurde, kui sündibus päev. Ja taavike luba, et jääd mu sirgumis aegad siis rääd. Sa võimeke luba, et jääd Mu juurde, kui sündibus päev. Ja taavike luba, et jääd mu sirgumis aegad siis rääd. ta sama sulle sul
ja inimeste esivanemate elud, nagu meil kõigil on erinevad. Piret isa on ka väga musikaalne, aga ta lihtsalt ei olnud võimalust õppida muusikat sellepärast, et isa sai varakult sõjas surma ja ema oli väikeste lastega, nägid nälga ja raskeid päevi Setumaal. Ja tema oli siis see, kes oma tööga töötas ennast üles, aga muusikat õppida ei jõudnud. Minu isa õppis palju muusikat, oli Ernesaksa õpilane, dirigent ja väga suur eeskuju mulle endal ka, nagu mu emagi. Aga praegu just fookus Raali vanaisa peal, teise vanaisa peal, Piret isa peal, kes oli siis lihtne maamees, aga vahel võttis siis karmoška kätte ja mängis seda. Ja üks tuttav lugu, ma arvan, teil kõigil on see tuttav lugu. Mina asan Viljandist ja ma mäletan neid etendusi, kus tuldi etendusele, mitte etenduse pärast, vaid ühe laulu pärast. Ja kui see laul tuli selle etendusele, siis rahvas tõusis püsti ja see laul läks peaaegu iga kord kordusele. Vaataks, tunnete selle laulu ära. Seda laulis siis ka päris palju ja laulab, muuseas meeldi meile, siis Pireti isa. Kõik roosid ma kingiksin sulle ja õitega pärjaks su pea. Ei ole sust kallimat mulle ning paremat ilmas ei tea, kui sina, kes armastad elu, kes tantsis kleedlillede teel, kui sa, kes ei tea, mis on valu, ei tea, mis on murelik meel. Kuid ometi pole mul anda sul midagi, mis on su soov, ei suuda sind õnnele kanda. Ei sinule päikest ma toon, mu elutee okkastest rada, kust lillesid võtta ma saan. Ma hakkad sul pakkuda tahan, ei võta neid vastu mund saa. Ma tean, et sa varsti must lähed ja naeratad teisele siis. Ma tean, et mind armastad vähe, on sulle ükskõik minu peen. Ei suuda sind keelata minna, hääd õnne sulle elu teel. Ei kunagi jõua ma sinna, õnn võõras on minule. Ma üksi saan hulkuma ilma, kuid mälestus sinust on hea. Ja varjates pisarad silmas, sind surmani meeles pean. Sa õnne küll kinkisid vähe, kuid ikkagi kauniks ta jääb, kui üksinda nukrana lähen. Neid hetki ma unelmais näen. Vaadake, kui suur roll on vanema ja vanaisa. Kui vanaisa seda laulu poleks laulnud nii palju kordi ja nii hästi, siis see ei kahestus ka praegu teile. Nii et see vastutus anda edasi neid ilusaid hetki ja ande on meie käes. Kus te olete? Tema on Andre, teised veel puhkavad lava taga. Ma lähen puhkan ka korraks. Aga Andre on tegelikult ülihea tõukeratasõitja. See on ohtlik ala. Ära sina hakka tegelema tõukerattaga nii tõsiselt kui Andre. Sest saltod ja kukkumised ja trikid ja see põrutamine ja need kiirabis käidud kordi on ikka rohkem kui üks ja need kokkulappimusi. Kui Andre läksid ükskord jalalu, siis ma küsisin, kas nüüd aitab. Siis ta ütles seal
tilgud tal olles, et vist aitab küll. Noh, sai terveks ja jälle edasi. Annab Paidest trenne, nii et saadki oma lapselapsed Paidesse trenni, aga võib-olla ei ole hea mõte. Igal juhul, Andre mängib ka klaverit ja siis üks aasta oligi nii, et oli väike poiss, vist oli 6-7 klass ja õpetaja pakkus talle võimaluse minna Horvaatiasse klaverikonkursile. Noh, vanemad säravad uhkusest, et meie poeg valiti välja. Tema ütles selle peale lihtsalt karjatas õigemini. Ei! Noh, kõrgema häälega. Me ei topi ju sellist väikest poissi kuskile pagasnikusse, et lähme jõuga. Noh, jääb ära, siis jääb ära. Ma nägin, et seal linnas on tõukurattapark. Näitasin Andrele, kuule vaata. Selles linnas, kus on klaverikonkurss, on tõukurattapark. Kas lähme? Jah, kõrgema häälega. Nii et Andre väike meenutus sellest klassikalisest koolist, mis sa said Kersti Sumera käe all ja siis Mariko Puhka. Sa mängi. Vahel mõtlen, mis pillima pidin siin koos mängima. Kui te vaatate me laval, me liigume ringi, valime pille, siis mitu põhjust on. Üks on see, et me tantsus väga tugevad ei ole, lavalist liikumist väga ei oska veel. Teine põhjus on see, et kui mingit lugu hakkasime õppima, no siis mina sattusin diivani peale ja oli kitarr käes ja no nii jäigi. Kas teil oli tore suvi? Sellel aastal oli imeline suvi minu arust. Ja hommikul lapsed ütlesid ka, liiga ruttu sai läbi. Et meenutame seda suve ja mina ei tea, kui mina olin väike tüdruk, siis mina vaatasin hästi palju pilvi. Ja unistasin metsikult palju. Mul meeldis marju korjata, sellepärast, et siis keegi segab mind ja ma sain unistada. Ja selles laulus on ka, et ma nägin pilvedest alati kujusid. Ma ei tea, kas keegi on jälginud pilvedest kujusid, otsinud. Ma tegin seda kogu aeg. Ja ongi pilvereega tuli suvi ja paljajalu. Vihmas, tuules, päikeses. Suves on kõike. Suvi. Kes oskab nipsu, siis teisel ja 4. löögil võib ühe salmi kaasa proovida. 1, 2. Nii algab mu päev, see naeratust väärt. Mu hinges on suur alleen. Kui näed sinu meil, siis saan värsku sees, sest suvi mu emmu sees. Ei viimised teed mind lõputusse, sest hoian end valguses. Ja kõike ei saa, kuid unistus seal on suvi elu. Bye.
on mul õigus? Jaa, esimene laudkond noogutas. Nii, proovime nüüd, meie laulame refrääni ette ja teie kohe kordate järge. Väga lihtsane. ÖKK. Suvi, 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 külla tuli, päikese ja pilverega, vihmas sajus, paljajalu, jahutava, järveveega. Teeme ausalt, keerame mikrofonid ära, vaatame, kes tahavad kõvemini. Hommikul me saime kõvasti pähe, sest kool ja meie vastasime. Kool tegi meile julmalt ära koolilapsed. Vaatame, kuidas siin on. Meil on. Suvi, suvi, külla tuli, päikese ja pilverega, vihmas sajus, paljajalu, jahutava, järveveega. Suvi, suvi, külla tuli, päikese ja pilverega, vihmas sajus, paljajalu, jahutava, järveveega. Suurepärane. Tallinnas on, ma ei tea, Tartus ei ole sellist pilti, aga Tallinnas on väga palju selliseid inimesi, kes on kodutud ja kes on kuidagi elu hammasrataste vahele jäänud. Ja mina olin ka ükskord bussipeatuses. Üks lastest oli mul käruga ees ja ma olin minemas trolli peale ja näen üks kodutu mees kõnnib minust mööda. Alati on teema, mõned küsivad ise raha, et tule anna mul raha, mul ei ole üldse süüa või siis ma olen mõnikord läinud nendega poodi ja süüa ostnud raha, et nagu väga ei taha anda. Aga sel hetkel mul oli nii kiire, et ma ei jõudnud midagi muud teha, kui mõtelda, et kas ma annan talle raha või ei anna. Ja siis ma mõtlesin, süda peksis sees, et mida ma teen. Ja siis ma mõtlesin, et nii, et kui troll praegu tuleb ja see mees on minul veel lähedal, siis ma ei anna talle raha. Ma lihtsalt ei jõua, ma pean minema trolli peale. Aga kui troll ei tule, siis annan. Ja vaatan, troll tuleb, troll sõidab. Siis ma mõtlesin, et hästi, et ma ei anna siis, et ma lähen trolli peale ja vaatan trolli peale õppetroll. Peatud tühjalt, lähen minema. Siis mõtlesin, ma jooksin talle järgi, leidsin lapse sinna peatusesse, vabandust. Ja andsin talle rahavihku ja ütlesin, mine osta midagi süüa või mis iganes. Ta oli väga tänulik, ta ei küsinud minu käest midagi. Ma lihtsalt läksin ja andsin. Ja tihtipeale ongi meie südametoad vaja korda teha. Tihtipeale ongi need maha kukkunud asjad vaja üles tõsta ja kaardinad südametoast eest ära tõmmata, et lasta see valgus tuppa, et nende elu korda seada, et sellist asja ei juhtuks kellegiga meist. Ja vaikselt koputab ja meie Jumal koputab meile igal päeval meie uksele ja tahab meile kõike seda head anda. Vaikselt koputab. Ei taha muud ning siis läheb oma tee.
asjad parandaks kõik vead, siis istuks ma seal, kuulaks ära minu read, saada sõbraks jälle tasapisi iseendaga, et korrastada taas kõik ära murejoad, tõstaks üles maha kukkunud asjad, parandaks kõik vead, siis istuks ma seal, kuulaks ära minu read, saada sõbraks jälle tasapisi iseendaga. Järgmine laul kõlas esimest korda meie live-esituses täna hommikul. Täiesti uus lugu ja see ilmub meie plaadi peale, mis tuleb ema optimistliku meele järgi umbes nädala pärast välja ning selle pealkiri on Sügistuul. Me nüüd näeme ka esimest korda ilusat sügisilmi, ma arvan, väga kohane meie laul. On jälle saabunud sügisaeg, mil rikkalik on koduaed, kuid päevad jäävad lühemaks, vaegus muutub hämaraks. Ma näen sind läbi värvide ja silmad suleb vaikides. Sügis vaikselt susistab, minu poole jalutab, las kukub sügistuul. Las vihma taevast alla, las langema kõik lehmud. Las kukub sügistuul, las vihma taevast alla, head rännud elinud, kohtume ilus kuu. Nüüd lehvitan veel suvele ja ukse avan talvele. Küll oled ilus minule, hinge poeg meil kõigile. Sa annad aega hetkele ja punuts kaela marjagi. Sa õpetad meid kuulama, muudad meidki kaunimaks. Las kukub sügistuul, las vihma taevast alla, las langema kõik lehmud. Las kukub sügistuul, las vihma taevast alla, head rännud elinud, kohtume ilus kuu. Kusjuures praegu ongi just see aeg, täna hommikul sõitsime, startisime kodust poole 7 paiku ja olidki Nimaväre kandis traadid linde täis kõik ja varsti need läinud ongi. Me varsti küll tutvustame kõik siit ennast, kes me täna siin laval oleme, aga ma natuke varakult juba tutvustan ennast ära, et minu nimi on Jordan. Mina olen meie pere kõige vanem laps ja järgmine laul räägib emadest ja poegadest ja spetsiifiliselt pojast, kes mõtleb oma ema peale hetkel, kui ta on juba kodult lahkunud. Poeg, kes on suureks kasvanud ja kes mõtleb ja igatseb taga oma pere.
Mina elame väga turvaliselt mõnusalt oma perega ühe katusel, kui ma arvan kõigi meie laste elus ühel hetkel tuleb see päev, kui me läheme oma elu peale üle ja sellest saab räägida. Kui kaua aega läheb, et poisist saaks kord mees? Kui palju vaeva iga päeva sees? Kui palju laevu unistustes veel? Kui palju naerda lihtsalt kardame? Kes hoiaks hetki, sest kellas voolab liiv? Kes selgeks teeks, on hea just praegu siin? Kes pühiks vahel tõusnud pisarad? Kes teab, mil olla vait, mil rõõmust kisada? Ma küsin endalt, ma küsin iga päev, kaob minu tuulde, aastaid mööda läheb. Nendel öödel ükskõik kui kaugele. Ma küsin tasa, kuidas elada ema. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev, kaob minu tuulde, aastaid mööda läheb. Nendel öödel ükskõik kui kaugele. Ma küsin tasa, kuidas elada ema. Kas juba on oodata, kui käes on suurim soov? Kas mõtled kõigel, mis laulan, räägin loo? Kas keegi olla võiks mu pärast õnnelik? Kas hommikul mul varuks lahke pilk? Kus peidus jõud, kui kaotada võid kõik? Kus on mu kindlus kord, et saabub võit? Kus leidub tarkust hoida kinni käest? Kus kaob küll uni? Ei, seda näe. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev, kaob minu tuulde, aastaid mööda läheb. Nendel öödel ükskõik kui kaugel elan. Ma küsin tasa, kuidas elad ema. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev, kaob minu tuulde, aastaid mööda läheb. Nendel öödel ükskõik kui kaugel elan. Ma küsin tasa, kuidas elad ema. Kui kaua aega läheb, et poisist saaks kord mees? Kui palju vaeva iga päeva sees? Kui palju laevu unistustes veel? Aplaus meie emadele. Enamus laule, mida te täna meie esituses kuulsite ja mõned veel kuulete, on siis Pireti tehtud ja teksti autoriks päris tihti, nagu ka viimasel laulul, on väga kuulus Marek Sadam. Marek Sadam õppis Piretiga ühes koolis ja nende reaalainete oskus oli väga-väga madal. Vist on siiani. Aga kool tuli neile vastu nende kolmedega, võib-olla isegi mõni 4, sellepärast, et nemad käisid kooli esinemas. Mööda vabariiki käisid esinemas ja teenisid siis koolile au ja siis kool selle eest siis kuidagi organiseeris neile õiged hinded. Võib-olla ma liialdan. Minul oli mate parem kui Sadama. No, ma ei tea, mis Sadam selle peale ostaks, et ühel hetkel võiks nad kutsuda koos lavale ja las siis arutavad. Aga need laulud, mis Piret on teinud, ütleme nii, et alati meile pereansambli komisjonile ei lähe kohe niimoodi, ei lähe südamesse. Siis me istume, kuulame seda uut laulu, mõtleme, et kuidas nüüd Pirkale viisakalt öelda, et meile ei meeldi seda. Ja siis Jordan ütleb võib-olla, et see sissejuhatus võib-olla ei toimi hästi. Ja Andre ütleb, et salm on nagu imelik. Mina ütlen, et minu arust refrään on täiesti metsas. Ja lõpuks kõik ütlevad, jätame selle uue laulu ära. Siis Piret natuke nutab mõttes. Ei jutt. Ja siis ükskord ta saatis ühe sellise laulu salaja, saatis ühele lauluvõistlusele televisiooni. Ja see sai edasi. Meid kutsuti televisiooni seda mitte meeldinud laulu laulma. Saime lõpuks finaali välja. Lõpuks saime veel, mis koha me saime? 3. Kolmanda kohe, saime mingi päris korraliku summa ja nii, et me hakkasime pärast mõtlema, et see, et meile ei meeldi, ei tähenda, et teistele võib-olla ei meeldi. Nii et see laul nüüd teie ees ongi, mis meie komisjon ei läbinud,
aga vabariikliku komisjoni läbis. Ära hoidma enne, see on tülidest. Ma ei tea, teie vist kodus ei tülitse, aga meil on küll see mure vahel, et aga magama minna on hea, kui tülid on lahendatud. Ära hoidma enne. Suur tänu, nagu juba eelnevalt mainitud, meie kallis ema Piret, kes on enamik peab kõikide meie laulude autor, on väga-väga tubli. Kas me võime talle teha sooja aplausid? Ja ta on nii tubli, et ta on andnud meie pereansamblilt välja umbes nüüd 5 plaati, 6 plaati. Väga palju. Ja kui kellelgi on soovid toetada meie tublit ema, siis hetkel on veel võimalik osta meie eelmisi plaate, mis võib-olla varsti enam ei ole väga palju saadaval, sest uued tulevad peale, nii et kes soovivad, Raadio käest saab pärast plaate. Kõigi käest saab osta, tulda juurde. Ja ole tubli järgmise laulu pealegi. Ole tubli. Ei saa
tantsid ja lasteneed. Tead, nii tore, kui kõik siin käiksid pinkide all ringi ja hüppaksid ja vabadus. Ja, täiesti roheline tuli meie poolt. Järgmine laul on selline, mis meil vist pole mitte kunagi teatult õnnestunud. Kas on nii? Aga see on ikkagi eile, me istusime maha ja mõtlesime, kas me võtame selle kavasse või ei võta. Aga siin on sellepärast, et kõik refrääni sõnad muudavad. See on Marek Sadam, selle laulu autor, see on tohutult ilus tekst. See räägib väikese lapse rõõmust, mis on parim, mis ühele emale või vanaemale või vanaisale või isale parimaks ravimiks, ütleme nii. Parim rohi. Väikse lapse rõõm. Et ta ei pea mitte midagi tegema. Ta lihtsalt on. Lihtsalt tuleb ja on. Ja sa tunned, kuidas kõik mured on pühitud, elu on ilus. Ma ei tea, kas tunnete, olete tundnud sellist tunnet? Jah, nii tore. Aga ma loodan, et me suudame. Mina saan ka metsikult energiat sellest, et meil see 4-aastane Ester. Imelik oleks, kui Andra jookseks mulle sülle. Ta oli väike, siis jookses. Jookseks praegu pikali ja me saaks vigastada. Aga on mingi periood, kus see väike laps tuleb ja tahab sulle sülle. Ja siis ma juba näen, et selle meie kõige väiksemaga hakkab mööda saama. Enne ma andis musi ja kalli kõiki, ma ütlen, et issile musi. Siis niimoodi mõtleb, no hea küll, mis praegu. Pühid pärast. Hakkab läbi samas ilus aega, kui see asendub teise ilus aega. Aga need on erinevad. Väikse lapsele. Esimest korda elus meil tuli see laul välja. Ja meil on veel 2 lugu teha, aga
tutvustan meid ka lõpuks, kes me siin oleme. Et siin on siis selline mees, kellel heliredelid ja saltod tõukerattaga käivad käsikäes ja armastab neid meeletult. Klaveril Andre! Meie bändi juht ja pereema Piret. Meie lavalolijatest pesamuna, kes õpib tegelikult koolis hoopiski kitarri, Noora. Ja meie bändi kõige tähtsam ja väljapaistvam põhisolist, flöödil ja laulav Rae. Meie pereisa basskitarri, klaveri ning gitarri Tõnu. Meie pere esmasündinu, meie pere kõige pikem poiss, 2 meetrit, peaaegu mõnja, kes armastab meeletult mängida discgolfi, kes laulab ja lööppillimängija Jordan. Ja loomulikult meie helimees Joel Schlee. Ja meie kontserdi eelviimane lugu on meie lemmiklugu kontserdite lõpupoole ja ikkagi õhtuti on nii, et mina olen väikestega ühes toas, isa Tõnu on siis suurtega teises toas ja mis me teeme? Mina loen väikestele laste piiblit ja mis te seal teete? Loeme suurte piiblit. Suurte piiblit. Nemad loevad juba ise, nad oskavad juba lugeda suured poisid, aga nendele 2 ma siis loen. Ja enamasti, kui ma küsin mingi raske küsimuse, et mis oli selle mehe nimi, kes oli Taaveti kõige nagu kuulsam poeg, Noora. Ja siis Noora mõtleb ja tuleb meelde see küsib, valib, kas tema nimi oli Saalomon või Mati. Ja Noora kohe teab, et Saalomon on õige vastus. Igal juhul õhtuti me seome käed tõesti kokku ja täname Jumalat selle eest, mis ta meile on andnud ja mina olen tõesti meeletult tänulik iga päev enda pere eest ja enda laste eest ja loodan, et nii ka jääb. Ja et ka teil nii jääb. Palvesse on käed. Ja kui teil on meeles ka, kes usub Jumalat ja kes palvetab, et siis meie eest mina, Railo ja Jordan, me lähme 2 nädala pärast oleme juba Iisraelis ja kes teab, siis seal ei ole väga lihtne praegu, nii et ka palvet, et me tuleksime elusalt ja tervelt ja õnnelikult tagasi. Rõõmud tema poole hiidan, veelgi juurde leian, tean mu naeru kuuleb ja näin. Mured tema sülle peidan, rahu üles leian, palves siis
jälle väike lavaline liikumine. See laul jälle, kui näeme, kuidagi mulle alati tuleb üks kuupäev meelde. Me olime eelmisel aastal 7. oktoobril Raeluga ühes lauluvõistlusel, Kuku Suvist oli žüriis ja Raelu sai selle lauluga edasi järgmisse vooru ja siis äkki ma sain sõnumi, et sugulane Raimondo, ka laulja, küsib, et kuule, mis seal Iisraelis toimub. Ja see, mis pärast selgus, see oli ikka kohutav ja lihtsalt soovin meile kõikidele, nii teile kui ka meile endile, et kui me jälle kord näeme, siis et me saaksime siiralt ja rahulikult öelda, et aitäh küsimast, et läheb kenasti, sest see kõik võib hetkega muutuda. Jälle me näeme. Oldud aeg seda kalliks peab, meie naev või siis kurvad read. Loome nii meie maailma üheskoos kaunina. Käidud teed nendest õppida, tehtud vead audiks on ma pea. Loome nii meie maailma üheskoos kaunina. Jälle kui näeme uuesti, ma kingin ennast rõõmu ja lootust, mis tõstmas sind, mind ennast neid. Jälle kui näeme uuesti, et saaksin öelda, mul läheb kenasti. Mõelnud küll, kas see kõik just tuld, ei taha enam teha haiget suld. Loome nii meie maailma üheskoos kaunina. Jälle kui näeme uuesti, ma kingin ennast rõõmu ja lootust, mis tõstmas sind, mind ennast nii. Jälle kui näeme uuesti, et saaksin öelda, mul läheb kenasti. Sammukene nii, Kaugemale viib, kas läheme, kas ühine. Jälle kui näeme uuesti, ma pingin endast rõõmu ja lootust, mis tõstmas sind, mind ennast viib. Jälle kui näeme uuesti, et saaksin öelda, mul läheb kenasti. Mul läheb kenasti. Like it better. See oli viimane lisalugu oli, aga Raelu, võtaks nüüd. Teeme teile lihtsalt, et saate veel juttu rääkida, me teeme teile Raeluga lihtsalt taustaks, mitte kontserdi mõttes, vaid taustaks. Mõned tuntud meloodiad, kes tahab laulab kaasa, kes tahab võib juttu rääkida, kes tahab võib minna, kes tahab võib tulla siia suhtlema, lahti osta. Ja nii, et lihtsalt tundke ennast ma ütlen enne veel seda, et meil on iseteenislik kohvik on ka avatud, nii et saate võtta kaad ja koobi endale. Ja ostke kohvik tühjaks.